Hiina sõjalise laienemise plaanid edenevad märkimisväärse kiirusega, kuna Peking on meeleheitlikult püüdnud vähendada vahet enda ja Ameerika Ühendriikide vahel enne võimalikku konflikti kahe suurriigi vahel. Hiina on ehitanud nii maailma suurima mereväe kui ka suurima armee ning näitab regulaarselt oma uusimaid ja parimaid uuendusi alates tehisintellektiga juhitavatest drooniparvedest kuni hüperhelikiirusel lendavate rakettideni. Kuid samal ajal, kui Peking püüab järele jõuda, ei seisa USA lihtsalt paigal. Ka nemad teevad suuri edusamme, et säilitada oma positsioon maailma võimsaima sõjalise jõuna. Üks neist uuendustest kujutab endast tohutut probleemi Hiina rekordilise mereväe jaoks, sest USA muutis just B2 Spiriti nähtamatuks laevastiku hävitajaks, mille võimekus võimaldab Pekingi mereväge vähendada sadade miilide kauguselt. Võib-olla kõige ikoonilisemaks pommitajaks peetav B2 ei vaja erilist tutvustamist. Selle eristuv lendava tiiva siluett on kogu maailmas koheselt äratuntav ning erakordsed varjevõimed on teinud sellest ühe kõige hirmuäratavama ja tõhusama lennuki läbi aegade. Võimeline tungima vaenlase õhuruumi märkamatult on see lennuk korduvalt oma väärtust tõestanud, olles alates 1997. aastal teenistusse astumisest mänginud juhtivat rolli paljudes konfliktides. Seda kasutati näiteks Kosovo sõjas 1999 aastal, samuti Iraagi, Afganistani, Liibüa ja Jeemeni sõdades ning hiljuti ka Iraanis. Suurem osa teenistusest on B2D siiski kasutatud peamiselt maismaa sihtmärkide ründamiseks, nagu Serbia sõjaline infrastruktuur Kosovos, Talibani tugipunktid Afganistanis ja maa-alused tuumarajatised Iraanis. See on osutunud märkimisväärselt tõhusaks punkrite, baasite ja õhutõrje hävitamisel. Ometi ei peetud seda kunagi tõsiseks laevavastaseks relvaks. Kuigi sellel oli potentsiaali hävitada sõjalaevu ja muid mereväevarasid tänu suurele kandevõimele, muljetavaldavale lennuulatusele ja varjevõimele, oli alati üks suur probleem, mis B2 tagasi hoidis. Meresihtmärkide vastase laskemoona puudus. Kui USA oleks tahtnud varasematel aastatel B2 ka sõjalaeva pommitada, oleks ta pidanud lootma juhitavatele vabalangemispomidele nagu GBU-31J JDAM. Ja kui B2 oleks tahtnud tabada liikuva sõjalaeva JJDAM-iga, oleks ta pidanud peaaegu otse sihtmärgi kohale lendama enne oma lasti heitmist. Kuigi B2L on nii arenenud varjeomadused, võib vaenlase laevadele nii lähedale lendamine olla siiski uskumatult riskantne manööver, mis võib paljastada pommitaja mitmesugustele radaritele ja integreeritud õhutõrjesüsteemidele. Veelgi enam, kuigi need on statsionaarsete sihtmärkide vastu uskumatult täpsed, puuduvad JJDAM-idel vajalikud komponendid, nagu infrapunaotsijad ja aktiivsed radarisüsteemid, et aktiivselt jälitada ja tabada vaenlase laevu merel. Nende piirangute tõttu jäi B2 peamiselt tagaplaanile meresõjaliste vastutegevusmissioonide puhul ning selle asemel kasutati näiteks B1B Lancerit, kuid 2025 aastal pööras USA sõjavägi olukorra pea peale. Test toimus millalgi aprilli lõpus Eglini õhuväebaasi lähedal Loode Floridas, kus B2 pommitaja heitis 500-naelase QuickSync mererelva. QuickSync on spetsiaalselt meresehtmärkide vastu loodud, muudetud JJDAM. Selle tööviis on märkimisväärselt tõhus. Kõigepealt tuvastatakse sihtmärk, tavaliselt merepatrulli ja luurelennuki, näiteks B8 Poseidoni abil, mis edastab sihtmärgi koordinaadid ründelennukile, näiteks B2 pommitajale. Seejärel läheneb pommitaja sihtmärgile ja laseb oma laengu ülalt alla. Täpselt nagu tavaline JJDAM kasutab ka QuickSync oma sisseehitatud GPS-i ja inertsiaalnavigatsioonisüsteeme, et liikuda sihtmärgi viimati teadaolevasse asukohta. Kui pomm jõuab tegevusulatusse, aktiveerub selle relva avatud süsteemi arhitektuuri ehk VOSA pildistav infrapunaotsija, et aidata pommil sihtmärgile lukustuda. See skaneerib ümbritsevat ala, otsides laeva, mille mõõtmed ja soojusallkiri vastavad sihtmärgile ning annab reaalajas kursiparandusi, et jälgida alust selle liikumise ajal. Kuid QuickSync ei põrka lihtsalt vastu sihtmärgi külge ega taba seda ülalt. Selle asemel sukeldub see tegelikult laeva kõrvale vette ja kasutab viitsütikut, et plahvatada otse kere kõrval. Tekkinud plahvatus tekitab suure lööklaine, mis on tavaliselt piisavalt tugev, et tõsta laeva kere veest välja ja lüüa selle põhjaaugu. Tegelikult murrab laeva pooleks, mis tavaliselt viib selle uppumiseni mõne sekundi jooksul. Sellest ka nimi, QuickSync. See oli tol ajal suur uudis, kus kindral David Alvin, USA õhujõudude staabiülem, kirjutas X-is. Me tõime kasutusele uue QuickSync relva, mis suurendab oluliselt meie võimet rünnata seisvaid või liikuvaid pinnalaevu. See on tõeline läbimurre Kaitseministeeriumi jaoks ja on täpselt see, mida president Donald Trump mõtleb, kui räägib rahust läbi jõu.
See lahendas selgelt eelneva probleemi, kus B2 ei suutnud usaldusväärselt tabada merel liikuvaid sihtmärke ning see oli märkimisväärne täiendus pommitaja võimekusele. Isegi tol ajal kahtlesid mõned asjatundjad, kui tõhus võiks QuickSync olla Hiina mereväe vastu, arvestades selle tohutut suurust ja arenenud õhutõrjevõimekust. Näiteks Tom Shugart, endine USA mereväe allveesõja ohvitser ja vanemteadur Uue Ameerika Ühiskonnakeskuses, kirjutas internetis, et ta oleks üsna üllatunud, kui USA sõjavägi riskiks lennutada B2 pommitajad Hiina sõjalaevadele nii lähedale, et sellist pommi visata. Lisades, kas me oleme 1000% kindlad, et nende õhutõrjesüsteemid ei saa sellest haisu ninna? Sama küsimust kordusid paljud teisedki sõjalised eksperdid, kes olid küll üldiselt elevil, et B2 laiendab oma relvastust, kuid olid samuti mures, et sellest ei pruugi olla suurt kasu hüpoteetilises konfliktis Hiinaga. Arvestades, et iga B2 väärtus on ligikaudu $2 miljardit ja teenistuses on vaid 19 sellist pommitajat. Tänapäeval on mõistetav, et õhuvägi oleks tõrges panema nii haruldast ja väärtuslikku vara tarbetult riskantsesse olukorda. Kui olemas olid veel teised, mõistlikumad alternatiivid, lühidalt öeldes oli QuickSynci lisamine kahtlemata samm õiges suunas, kuid võib-olla mitte piisavalt suur samm, et tuua kaasa tõelist muutust. Õnneks ei olnud USA sellega veel lõpetanud. Kulisside taga töötas sõjavägi veel ühe relvastuse täienduse kallal, B2 Spiritile, mis tõstaks selle võimekuse palju kõrgemale tasemele. See täiendus viiks selle juba legendaarse lennuki veelgi kõrgemale operatiivse täiuslikkuse tasemele ja muudaks selle täiuslikuks vastaseks Hiina kiiresti laienevale mereväele. AGM-158C kaugmaa laevatõrjerakett ehk LRAASM on õhust lastav tiibrakett laevade vastu, mille töötas välja kaitsetäiustatud uurimisprojektide agentuur ehk DARPA 2010-ndatel ja mis võeti kasutusele aastal 2018 Ameerika Ühendriikide õhujõududes ja mereväes. Selle pikkus on hinnanguliselt 14 jalga ehk 4,26 meetrit tiivaulatus, 8 jalga ja 10 tolli ehk 2,7 meetrit ning kaal 2760 naela ehk 1250 kilogrammi. LRAASM on üks kõige arenenumaid laevatõrjerakette, mis tänapäeval olemas on. Seda käitab Williams F-107VR F-107VR 105 turboventilaatormootor, mis võimaldab saavutada kõrgeid allhelikiirusi umbes Mach 0,9 ehk 690 miili tunnis ehk 1111 kilomeetrit tunnis. Ja selle tegevusraadius on kuni 500 meremiili ehk 926 kilomeetrit. Tänu GPS-ile ja inertsiaalsetele navigatsioonisüsteemidele, kombineerituna infrapuna- ja elektrooptiliste andurite ning tehisintellekti juhtimistehnoloogiaga on LRAASM erakordselt täpne, suutes tabada sihtmärki iga kord vähem kui 10 jala ehk 3 meetri täpsusega. Ja kuna see on varustatud muljetavaldava 1000 naela ehk 453 kilogrammi kaaluva VDU-42B HE plahvatuskildlõhkepeaga, on sellel piisavalt tulejõudu, et hävitada isegi kõige suuremad kaasaegsed sõjalaevad, sealhulgas ristlejad ja hävitajad. Lisaks kõigele sellele kasutab LRAASM ka sellist vargtehnoloogiat, mida kasutatakse ka sellistel lennukitel nagu B2. Sellel on madala märgatavusega kere ja võimalikult väike radari ristlõike pindala, mis aitab tal vaenulikus õhuruumis liikudes tuvastamist vältida. Samuti kasutab see passiivseid elektroonilise toetuse meetmeid ja raadiosagedusandureid, et aidata sihtmärke lukustada ilma kergesti tuvastatavaid signaale kiirgamata. Kõik need omadused teevad LRAASM-ist ühe suurima ohu isegi maailma tugevaimatele merevägedele. Kuid oma esimestel aastatel sai seda välja lasta vaid piiratud arv platvorme, sealhulgas B1 Lancer FA-18 EF Super Hornet ja F-35 Lightning II. 2026 aasta juunis lisandus ametlikult nimekirja ka B2 Spirit. Aga enne kui räägime, kuidas see juhtus ja mida see tähendab, toob The Military Show teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige, et olla kursis kõige olulisemaga. 29. juunil 2026 avaldas Ameerika Ühendriikide õhujõudude globaalse löögi väejuhatus jahmatava raporti, milles avalikustati, et Vaikse ookeani õhujõud viisid läbi lahinglaskmistega uputamisõppuse, kasutades B2 Spiritit ja kaugmaa laevavastast raketti. Harjutus toimus vahetult põhja pool Mariani saari, mitte kaugel USA saare territooriumist Guamist, mis on üks Ameerika kõige olulisemaid strateegilisi keskusi Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas. See oli osa Valiant Shield 26 õppusest, mis on Valiant Shield sõjamängude viimane versioon.
Need on ühed suurimad USA sõjalised õppused Vaikse ookeani piirkonnas ning neid on korraldatud alates 2016 aastast. Ürituse üksikasjalike aruannete kohaselt tulistas õppuse käigus B-2 pommitaja ühe LRA ASMI raketi USS Juno pihta, mis on Austin-klassi amfiibtranspordidokk, mille ehitamist alustati 1965. aastal ja mis lasti vette aasta hiljem 1966. Hüüdnimega Võimas G lõpetas Juno arvukalt lähetusi Vietnami sõja ajal ning osales ka nii operatsioonis Kõrbekilp kui ka operatsioonis Kõrbetorm Iraagi sõja ajal. Pärast aastakümneid teenistust võeti see amfiibne dessantlaev ametlikult teenistusest maha 2008. aastal ning 2026. aastal valiti see Valiant Shieldi õppusel uputamiseks sihtmärgilaevaks. Seda tabas harpuunrakett, mille tulistas mereväe B-8A Poseidon, samuti Jaapani allveelaevalt välja lastud torpeedo. Lisaks B-2 LRAASM ning laev vajus Vaikse ookeani soolastesse sügavustesse, kust seda enam kunagi ei nähtud. See oli B-2 jaoks tohutu edasiminek ning Ameerika Ühendriikide vaatenurgast on väga julgustav näha, et see katse õnnestus. See tõestab mitte ainult seda, et B-2 saab varustada LRA ASM-idega, vaid ka seda, et seda võib usaldada neid tõhusalt meresihtmärkide kahjustamiseks ja hävitamiseks kasutama. Ja see on ülioluline, kui rääkida USA abistamisest võimalikuks vastasseisuks Hiinaga valmistumisel. Nagu märgib kindral Kevin B. Schneider, Vaikse ookeani õhujõudude ülem, rõhutab B-2 muljetavaldav sooritus USA sõjaväe pühendumust kohanemisvõimele ja paindlikkusele uute julgeolekuohtude tingimustes. Siit esikohale mereliste sihtmärkide vastased löögioperatsioonid suudame säilitada otsustava eelise vastaste ees, kaitsta oma rahvuslikke huve ning tagada vaba ja avatud Vaikse ookeani, mis on meie ülemaailmse julgeoleku alus. See on palju suurem uuendus kui QuickSync mitmel olulisel põhjusel. Ilmselt kõige tähtsam neist on tegevusraadius. Probleem QuickSynci ja teiste pommidega seisneb selles, et need tuleb sihtmärgile suhteliselt lähedalt alla lasta. Isegi varglennukiga nagu B-2, mida lähemale sa vaenlasele jõuad, seda suuremaks muutub risk, et nad suudavad sind avastada ja sinu pihta tulistada. LRA ASM kõrvaldab selle riski täielikult. Kuna sellel on tohutu, kuni 500 meremiili ulatuv tegevusraadius, saab seda välja lasta ohututelt kaugustelt. Teoreetiliselt võiks näiteks USA õhujõud paigutada oma B-2 pommitajate lennukipargi suhteliselt ohututesse asukohtadesse. Sadu miile Hiina rannikust eemal, näiteks Lõuna-Hiina mere, Ida-Hiina mere või isegi Filipiini mere kohal ja tulistada LRA ASM-e otse Rahvavabastusarmee mereväe 3 laevastiku juhtimiskeskuse pihta, mis asuvad põhjas Qingdaos, idas Ningbos ja lõunas Qiangqiangs. Quna B-2 on õhus praktiliselt nähtamatu. Oleks Hiina radaritel ja kaitsesüsteemidel äärmiselt raske neid lennukeid lähenemisel avastada. Seejärel, pärast oma relvalasti vabastamist, võiksid B-2D kiiresti taanduda, kadudes silmist hetkega ja suundudes tagasi Guami või teistele Ameerika õhuväebaasidesse, sellistes kohtades nagu Jaapan, Lõuna-Korea ja India ookeani territoorium Diego Garcia. Muidugi on probleem rakettide nii kaugelt väljatulistamisega see, et see annab vaenlasele rohkem aega ja võimalusi reageerida, kasutades oma radareid ja õhutõrjet, et tuvastada ja kahjutuks teha laskemoon enne, kui see sihtmärgini jõuab. Õnneks on LRA ASM hästi varustatud ka selle väljakutsega toimetulemiseks. Selle madala märgatavusega stealth-profiil annab sellele suurema kui keskmise võimaluse läbida isegi suhteliselt tihedaid ligipääsu tõkestamise ja õhutõrjevõrke. Selle autonoomsed võimed ja passiivne anduritehnoloogia muudavad selle tuvastamise raskemaks, kui see sihtmärkidele läheneb. Sageli ei kirga need raketid ühtegi olulist tuvastatavat signaali enne oma lennu lõppfaasi. Selleks ajaks on vaenlase jaoks tavaliselt juba liiga hilja midagi ette võtta. Pekingil on tõepoolest ühed maailma kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid, kuigi nende töökindlus on minevikus kahtluse alla seatud, nii et nad võivad siiski suuta mõned neist rakettidest enne PLA sõjalaevadega kokkupõlget avastada ja hävitada. Siiski hindavad eksperdid, et B-2 suudab tänu oma suurtele sisemistele relvaruumidele korraga kanda kuni 16 LRA ASM-i. See võimaldaks ühel pommitajal korraga ohustada 16 erinevat sõjalaeva. Üks ainus salv võiks hävitada terve PLA pealveelaevade lahingugrupi. Teise võimalusena võiks mitu raketti tulistada eriti kõrge väärtusega sihtmärkide pihta, nagu näiteks tüüp O055 klassi hävitajad, mida peetakse maailma parimate hulka kuuluvateks ja millel on muljetavaldavad 112 vertikaalstardilahtrit või mõne Pekingi üha kasvavasse lennukikandjate hulka kuuluva aluse pihta.
Isegi kui osa neist rakettidest suudetaks teel olles alla tulistada, on äärmiselt suur tõenäosus, et teised jõuavad siiski kohale tänu oma arenenud sensoritele ja tehisintellektil põhinevatele juhtimissüsteemidele, mis võimaldavad lennul kursimuutusi ja kõrvalehoidvaid manöövreid teha. Gruppidena väljalastuna suudavad LRAASM-id omavahel tõhusalt suhelda, jagades andmeid turvalise andmeside kaudu, et oma lennutrajektoore täpsustada ja vaenlase kaitsetest mööda hiilida. Lõppfaasis järgivad need raketid ka merepinna lähedasi lennuprofiile, mis muudab nende avastamise ja hävitamise veelgi raskemaks. Tänu oma infrapuna pildistamisele suudavad need raketid tabada ka vaenlase laevade kõige haavatavamaid osi, mis tähendab, et iga õnnestunud tabamus annab maksimaalse võimaluse laeva uputamiseks. USA kaitseministeeriumi statistika kohaselt on Hiinal umbes 370 sõjalaeva ning tema laevastik kasvab igal aastal. Prognooside kohaselt ulatub see aastaks 2030 umbes 435 laevani. Aga kui see laevastik satub vastamisi Ameerika B-2 pommitajatega, mis on varustatud täiskomplekti kaugmaa laevavastaste rakettidega, võib selle arvukus uskumatult kiiresti väheneda. Ja USA on juba astunud samme, et tal oleks rohkem kui piisavalt neid rakette, et ohustada mitte ainult osa Hiina laevastikust, vaid kogu Hiina mereväge. 2026 aasta aprillis selgus uudisteadetest, et merevägi plaanib kulutada ligi $1 miljard LRAASM-i tootmisele. Ja see polnud ühekordne juhtum. See oli osa laiemast suundumusest. Mereväe 2026. eelarveaasta eelarvetaotlus sisaldas ligikaudu $1 miljard 200 LRAASM-i soetamiseks, mis on järsk kasv võrreldes 2024 eelarveaastal hangitud 91 raketiga. Täpsustuseks, kongressile esitatud 2027. eelarveaasta eelarvetaotlus sisaldas rahastust 177 sellise raketi jaoks, maksumusega umbes $907 miljonit. See tähendab, et 3 järjestikust aastat on ostetud maailma ühtede kõige võimekamate laevatõrjerakettide märkimisväärseid koguseid. See saadab Pekingi ja teiste Ameerika vaenlaste suunas üle maailma väga selge ja tugeva sõnumi. Pole tähtis, kui palju sõjalaevu te ehitate, kui suureks teie laevastikud kasvavad või kui palju jõudu te püüate üle ookeanilainete näidata. USA sõjaväel on alati ülekaal. Tal on alati piisavalt laskemoona, et teie laevad ookeani põhja saata, ja te ei saa seda kuidagi takistada. Isegi kui te investeerite suurematesse ja parematesse kaitsesüsteemidesse, on need raketid piisavalt targad, et neist mööda hiilida. Isegi kui rajate mitmekihilise kaitse, on USA-l piisavalt rakette, et kaitsesüsteemid üle koormata. Isegi kui te proovite sihtida stardiplatvorme ja takistada rakettide väljatulistamist juba eos, saab USA neid nüüd välja lasta ühelt kõigi aegade parimalt vargpommitajalt, mis eales tehtud. Seda on peaaegu võimatu avastada, isegi kui see asub teie enda õhuruumis. Lühidalt öeldes on USA sõjavägi kõigele mõelnud. Nad on kõik võimalikud variandid läbi töötanud ja igale võimalusele vastumeetsmed leidnud. Kombineerides maailma juhtiva raketi maailma juhtiva stardiplatvormiga on loodud ülim laevastiku hävitaja. Ja kõige hämmastavam osa on see, et see kontseptsioon võib veelgi kaugemale areneda. Kuna on täiesti võimalik, et B2 järglane, B21 Raider, võib samuti olla võimeline tulistama samu kaugmaa laevavastaseid rakette, andes õhuväele veelgi rohkem laskplatvorme, millel on veelgi parem vargtehnoloogia. Aastaid on kasvanud hirmud Hiina mereväe laienemise pärast ja selle üle, et USA ei suuda näiliselt sammu pidada Pekingi muljetavaldava laevaehitustempoga. Tegelikult ei olnud Ameerikal kunagi vaja ehitada 10 laevu, et Hiinast ees püsida. Ta pidi lihtsalt leidma paremaid viise nende hävitamiseks. Nüüd on tal need olemas. Lisateavet selle kohta, kuidas USA tuvastab ja kasutab ära Hiina sõjalisi nõrkusi, leiad sellest videost. Või vaata seda videot, et näha, kuidas USA merevägi muutis $1 miljardi suuruse katastroofi maailma juhtivaks superrelvaks. Ja lõpuks ära unusta tellida The Military Show'd, et saada veelgi rohkem sisukaid ülevaateid, just nagu see.